ja mis meil on? Meil on eelmise etapi, kolmas etapp oli eelmine. Teine koht Marina Borissova, tüdrukud 14. Marina Borissova. Marina tuleb esindaja. Представитель команды Борисова придет и возьмет. Nii, ja Raili Saul, tüdrukud 14, kolmas koht. Raili Saul, eelmise etapi kolmas koht, kas on kohal? Tundub, et ei ole. Sergei Tassimov, härrad 40, teine koht eelmisel etapil. Sergei Tassimov, моется, наверное. Не моется, никогда не моется, правильно. Боксерам не надо, и легкоатлетам тоже. Они так сильные. Üllar Kustala, härrad 40, kolmas koht. Härrad 40, kolmas koht. Üllar Kustala. Kustalasid oli palju siin, aga praegu ei ole. Eelmise etapi teine koht, D30, Margit Ahu. Margit, kas Margit on siin? Tundub, et on. Ta tuleb. Tal on veel tänase etapi võik ka saada. Aga see on pärast. Eelmise etapi D30, kolmas koht, Riina Kalidons. Riina, kas on? Esindaja on olemas. Tema õde ja ta on Viljandis, selge, tervisi Viljandisse või Finlandisse, ma ei saanud täpselt aru, aga kuskil on. Mari-Liis Kurs, daamid 40 ja teine koht. Eelmine etapp, nii kurja pilguga, käisid küll kohal. Ma tean, et ei tohi kellegi öelda, et sa käid jooksmas. Aitäh, ja tänase etapi võidudiplomid on ka juba kohal, nii et väga tublid olete. Tatjana Borissova, daamid 40, kolmas koht. Kas Borissovite esindaja on ikka veel siin? Lähedus on ikka. Nii, et võta oma väikese diplom ära. Nii. Andrei Lopsik, härrad 60 ja teine koht olemas, täiesti väga tubli. Ja valikogu esimees siis surub kätt. Urmas Virkepau oli täna olemas, eelmisel etapil oli ta kolmas, härrad 60 vanuseklassis ja täiesti olemas. Palju õnne. Alida läheb klubisse Aafrika, Jarko eelmise etapi klubisse Sugar Pärnus. Eelmise etapi teine koht, härrad 70 klassis ja tema nimeks Tõnis Tamm. Tõnis Tamm on täiesti ligi olemas, teadis, et teda kutsutakse ja ei läinud kaugele. Kogemustega mees teab täpselt, kus olla. Aga veel suuremate kogemustega Priidu Priks, härrad 70 ja kolmas koht. Aafrika mähos Rapla ootab peal Kambert, Rakveres Mjau. Ja tuleb ja Võrus Klaap Tartu, Kuressaare. Nii, ja järgmine diplom läheb meil Räpilasklubi Vaandu ja Järva. Daamid, tüdrukud 17, teine koht Marielle Kurs. Marielle, tule sealt tüdrukute seast välja ja tee daamide nägu. Elisaveta Žalnina, tüdrukud 17, kolmas koht või daamid või neiud. Žalnina ja Elisaveta, возьмет тренер, представитель Mitšal. Daamid 18, vot need on daamid, hakkavad tulema. Airika Pilv, teine koht. Joo, just, ja aplaus, siis meil on oma aplausitüdrukud siin täiesti olemas. Krisli Kaldaru, daamid 18, kolmas koht. Nii. Vahepeal tahaks sealt pilti, nii. Ja nüüd, härrad 30, Andrei Semenkov ja teine koht. Semenkovisid täna ei paistnud. Ja tundub, et anname järgmisel etapil. Diplomi, ma mõtlen. Kirill Kiseljov, härrad 30, kolmas koht. Täiesti olemas oli täna ja saab ka eelmise etapi. Saab prošle etapp. Молодец, väga tubli. Good work. Aleksei Markov, härrad 18, teine koht. Aleksei Markov еще кто-то знает? Или не хочет? Знает. Дима знает. Передает. Aga Deniss Košelev täna oli kohal, nii et härrad 18, kolmas koht. Moetsa, naverna. Или ушел? Ушел, ясно. Silla medalid koja, знаем. Nii, ja nüüd on veel eelmise etapi teine koht. Tüdrukud 8 klassis. Anette Ahu. Anette Ahu. Kas on Porilombist välja tulnud või ei ole veel?
või on puu otsa juba roninud. Vaatame, tuleb kuskilt. Nii, ja tuleb sealt puu otsast otse. Tule siia poole. Seal, kus Onu Rene on, Onu Rene ikka tunned. Käed on nii mustad, et ei saa diplomit võtta. Pole midagi, võtta hammastega. Nii, Mirter Mirelle Kalindons. See on Finlandia jälle, see läheb, see, ma tundub, see diplom või Viljandisse. Nii, Sten Arro, poisid 8 teine koht. Sten Arro, eelmisel etapil teine koht. Ja täiesti olemas. Palju õnne. Andero Virkepau, poisid 8 ja milline lainaäratus. Nii, ja siin on siis vahepeal hakatakse medalit tooma vanematele. Õige. Avemaa Jahven, tüdrukud 10 teine koht eelmisel etapil. Palju õnne. Liisette Koppel, 3. koht tüdrukud 10 vanuseklassis. Ja tuleb ilusti. Ja nüüd. Richard Vodja, poisid 10 teine koht. Richard Vodja eelmisel etapil, poisid 10 teine koht. Väga tubli. Ja näete, kui te tarbite Oriflame'i tooted, siis te jaksate plaksutada. Nii et selle järgi me saame aru, kes plaksutab, see tarbib. Poisid 10, 3. koht, Tobias Palm, väga tubli. Nii, ja Anna-Liis, tüdrukud 12, teine koht. Isa vaatas, et ootas ära. Nii et palju õnne, väga tublid olete. Aleksander Smirnov, poisid 12, 3. koht. Aleksander Smirnov, treeki ja meesta, 3. koht. Keegi võtab, ei võta. Ja anname järgmisel etapil. Tuudur Palm, poisid 14, teine koht. Täiesti autaustamise ja nii naerata ka, pilti tehakse. Nii. Sergei Borissov lõpuks saab oma diplomi ka võtta. Herrad 50 teine koht, Sergei Borissov. Наконец-то дошел время для себя, тоже время найти. Muidu käib kõikide diplomid võtmas. Robert Pais, härrad 17, teine koht. Robert Pais. Kas Robert oli? Ei olnud. Ja Aleksander Pükkonen, kes ei tahtnud midagi oma numbrit ära anda. Kus ta nüüd on? Aleksander täiesti tuleb. Aleksander Pükkonen eelmise etapi ja poisid 80 teine koht, nii et palju õnne. Väga tubli. Nii, aga mis meil nüüd saab? Kas meil on tänase etapi diplomid on ka kohe printerist välja tulnud ja ootan, keda ma ootan? Meil on vanu võlgu veel siin, võib-olla on keegi kohal. Kas Ave Talli on? 3. koht, daamid 30. Antakse ära. Nii, tal oli see eelmise etapi oma ka minu arust siin. Nii, oota, vaatame siin kuskil oli. Talli. Võib-olla kuskil vahel oli. Nii. Või keegi võttis juba. Võtte, nii. Tundub, et ei ole või vähemalt on kinni kleepud seal. Aga vaatame veel. Erik-Ivar Palu, Kaire Maakaar, Stepan Langebraun. Kui te kuulete oma nime, siis te saate Ingridi käest kätte selle. Maria Pedrik, Luule Lipp, Kirill Dmitriev, Jonne Rooma, Liisa Tihhomirova, Sergei Malahov, Lisette Koppel ja Kelly Vildek. Kui te kuulete oma nime, siis te saate Ingridi käest pärast selle diplomi kätte. Aga nüüd väga tublid, nii et olete ilusti võtate. Aga nüüd tänane autasustamine. Tänased esikohad, teised ja 3. kohad saavad järgmisel etapil, nagu ikka meil siin sel aastal. Vahur Kungur, härrad 50, esimene koht. Medal ja auhind ja diplom. Auhinna saab kohe ise valida, nii et vau. Nii, ja kott on päris suur. Palju õnne. Medal ja auhind ka Oriflame'ilt. Medali saab sealt kotist valida. Pea sisse ja
ja loosiga niimoodi, ja see on ka õige tegelikult, käsi sisse. Nii, ja nüüd me said kätte, ossa, nüüd saab pesema minna lõpuks ometi. Tiina Normak, daamid 40 esimene. Tiina tuleb. Lõpuks ometi saab ise enda eest ka võtta diplomi. Muidu ainult Soome, Finlandisse. Nii, palju õnne. Medal ja naiste kotist. Ja nüüd mehi vahelduseks Juri Sobolev, härrad 40. Juri Sobolev. Terve ja meesta härrad 40 vanuseklassis. On Andi Raik ja Sven Arusoo. Ja Reede õhtul siin Raadioskaedus eetris jätkub Tšekini saab. Vahepeal ka peakorraldaja saab oma kätt anda. Kristo Erte, härrad 17, esimene koht. Tegelikult ma hakkan mõtlema, et Palju õnne ja meeste kotist või poiste kotist. Seal on poiste, laste, meeste, naiste kotid. Just. Ja kui te lähete Oriflemi, registreerite ennast, siis te näete ka, et te saate ennast tunda ennast mehena seal vahetevahel. Nii, Eino Tolga, härrad 80, esimene koht. Väga tubli. Nii ammu ei olegi oma. Eino ütles ka oma sugulastele, et ärme veel ära läheme, mul on midagi saada. Ta teadis seda, et ta võitis. Kraad isegi võib sooja tulla. Ja nii. Ja, no paberi peal on... Pulgakomm, sa võitsid ju tegelikult, see Rivo võitsid ju koogi, aga nüüd on koogist teinud pulgakommi. Eriti osavad need tolgad. Nii, ja sealt on kotist ka midagi, aga nüüd, kus meil on Sillamäe esindajaid. Andrei Joonov, härrad 30 esimene koht, täiesti olemas. Aga muide, kui Kirk-Roosist meil siin juttu tuli, siis tegelikult me plaanime väga tublid. Ka ja uurida Sillamäe teeb ise ka häid jookse, nii et Silent Live siis ikkagi selles osas Tanu. Ja nüüd sealt kotist saab midagi, aga võib ka vaadata, nii et ei pea niisama tõmbama. Võib täiesti vaadata, ei ole, see sobib täiesti. Hambapasta, ei olnud hambapasta, mis see on? Jalakreem, see on täiesti vajalik asi. Ma sain selle maratonile, siiamaani jalad on normaalsed. Nii, daamid 30 esimene koht, Margit Ahu, kes oli ka siis ühtasi naiste võitja, kui ma mälu ei peta sellel naiste distantsil, kus oli enamus naisi. Ja nii on juba Nii, ja Illukale siis esikoht seekord. Stuudiosse Sander Atlantis. Illukale ikka vist on õige. Oidula Truss, neiud 60 esimene. Oidula, kus sa oled, täitsa tuleb ja vaadake, milline kiirus tal on veel jalgades. Ja teadis, et ta on autasustamisele tulla ja teeb veel nii kiireid liigutusi. Ei jätnud kõike rajale. Nii, rajameister pani ennast juba valmis, sest ta tundis, et tema kord on tund on tulnud. Nii, ja nii, Ülo Tuur, härrad 70 esimene koht ja aplaus tal eraldi. Tema on rajameister ja tegi kõik selleks, et keegi ära ei eksiks. Muidugi õige rajameister teeks raja niimoodi, et ainult tema teab, kus kohas joosta ja teised eksiksid ja ta võidaks. Aga tema on aus inimene. Aleksander Lopatkin, härrad 60, esimene koht. Perekonna nimi natukene läinud seal valesti, aga pole hullu. Enamus on õigeti kirjutatud. Nii, Aleksander Toose, Pris, stuudio. Anastasia Bogoterjova, tüdrukud 12 esimene, palju õnne. Nii, ja tuletan siis meelde püssiseeria jooksu viimane etapp 25. septembril Püssikultuurimaja juurest on lähe ja ka seal on finiš ja ka lõpus on pidulik lõpetamine, nii et kõik saavad pidulikult lõpetada selle võistluse, aga nüüd jätkame selle etapi autosustamist ja tüdrukud 10. Veronika Ristal, tüdrukud 10 vanuseklassi võitja. Veronika Ristal. Kas Veronika tähistab juba? Tundub, et saab järgmisel etapil. Erik Hudilainen, poisid 10 võitja. Erik Hudilainen võitis täna nii koogiloosiga, kui võitis ka oma vanuseklassi, et seal, kus on, seal on. Ja tema isa teeb väga head jooksu Alajõel, nii et kõik osalege. Daamid 18 vanuseklassis, esimene Airika Pilv. Airika Pilv saab täna hästi palju diplomeid iga etapiga paremaks, mis järgmine kord, eelmine kord teine, nüüd esimene, järgmine kord Grand Prix. Ja tüdrukud 50 vanuseklass ja Kaja Jõemets, esimene üldjärjestuses oli, kui ma mälu ei peta, teine, nii et väga hea jooksuga ja läheb aina paremaks. Nii,
no mis ma ütlesin finišis, mis sa Marielle pingutad, sa oled niikuinii esimene. Marielle Kurs, esimene daamid 17 vanuseklassis. Nii et tema isa meil siis vanem peakohtunik selles sarjas. Nii, Dimas Djotidžtalsa. Pikamaa võitja ja härrad 18 vanuseklassi võitjad Dmitri Aristov. Maladjets. Nii et väga tubli. Ja saab kasalt auhinna võtta. Võib-olla isegi 2, kui hästi läheb, ei tegelikult ei saa. Kõik on meil ühtsetel alustel, jooksega kiiresti jooksed. Nii, poisid 14 vanuseklassi esimene ja lühimamuvao võitja Helger Orel. Helger siis tegi väga hea jooksu ja saavutas võidu siis lühemal maal ja oma vanuseklassis loogiliselt võttes ka. Ja auhind ka. Kerel Atheron Normak, tüdrukud 14 esimene. Ja sellise kiirusega tuleb siis Normakute esindaja. Palju õnne! Nii, ja kus on Liss? On täiesti olemas. Ilja Liss, poisid 8 vanuseklass võitja. Maladjets. Tanel saab 2 pealselt kõlab Tartusse Üleri. Jaa. Triin klubisse Aafrika. Kas see on nüüd see viimane tipplu? Kas Veronika Ristalit ei ole vahepeal tulnud? Ei ole. See tähendab seda, et me lõpetame selle autasustamisega sellega, et Herta Rajas saab tüdrukud 8 vanuseklassi võidu. Diplomi saab võidu medali ja saab siis kõik või? Mis üle? Ei, ikka ainult ühe. Nii, täname täna kõik osavõtmise eest. Natuke on smuutit veel alles, kes tahab, võtab viimase lonksu smuutit. Täname kõiki toetajaid ja kohtume 25. septembril Püssis ja kes ei taha suure ringiga minna, võite otse minna Püssi täna valmis. Nii et õhtul kõik tulemused sportiiv.ee peal. Ja täname siis kõiki osavõtjaid ja täname sponsoreid, toetajaid. Ilma teieta seda võistlust ei ole, et täname muidugi ka Sekundamerri, kes loodab, et saadab pildid ka sportiivi täna, et teile korvpalli omasid ei saatnud. Aitäh kõigile ja kohtumiseni järgmisel etapil 25. september Püssis. Ilusat õhtut ja häid sportlikke elamusi. Mu matemaatika mind ei veda. Mis meie õpetaja Hein praegu teeks, jah?